otsides Taaveti linnas, õnnis tegija. Kõik, kes seda kuulsid, panid seda imeks, mida karjased olid neile kõnelnud. Ent Maarja jättis kõik need lood meelde, mõtiskledes nende üle oma südames. Karjased pöördusid tagasi, ülistades ja kiites Jumalat kõige eest, mida nad olid kuulnud ja näinud. Kõik oli olnud nii, nagu neil oli räägitud. Ja kui 8 päeva täis sai ja tuli aeg lapse ümberlõikamiseks, siis pandi temale nimeks Jeesus. Oleksin nagu oma kodumaal Rootsis, kus talvel on lumi, kõrged hanged ja pakane. Ega üks Põhjamaa laps ei taha ju ainult kogu aeg päikse käes praadida, nii võib ju ära kõrbeda. Kuigi päike toob mu ilusad tidretäpid esile. Kas on ilusad? Jaa. Oi, ühel aknal ei ole kardinaid ees. Ma olen nii uudishimulik, ma lihtsalt pean sealt aknast sisse vaatama. See ei ole vist ilus. Aga kui neil ei ole kardinaid ees, siis neil ei tohiks ju mitte midagi selle vastu olla. Oi, siin on nii ilus õõdaus. Minu isa on jõulude ajal alati Kurrumurru Vutisaarel. Tahaksin nii väga vahel, et ta kodus oleks. Ema ei saa ka koju tulla. Tema on taevas ingel. Keegi on akna taga. Äkki jõuluvana tuleb juba? Ei, selleks on küll veel liiga vara. Lähme vaatame, kes seal on. Oi! Pippi! 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 Kust sina siia said? Mul on praegu talvepuhkus. Igal korralikul inimesel on talvepuhkus ja ei tee paha, kui sel ajal pisut reisida. Ja Haapsalu on just õige koht, kus on veidi tuulutada. Pippi, tule astu sisse. Istu, palun. Oi, Pippi, jälle läks valesti. Teil on siin nii ilus ja soe. Mis te tavaliselt jõulude ajal teete? Kas krõbistate piparkooke? Jõudate päkapikke? Piparkoogid maitsevad meile väga. Palun, Pippi, ole lahke. Aitäh. Aga kõige tähtsam on, et jõulude ajal tähistame me Jeesuse sünnipäeva. Jeesuse sünnipäeva? Minu ema ka kunagi rääkis sellest, aga olin siis nii väike, et palju enam ei mäleta. Aga see jättis väga hea tunde. Aga isa, sina tead ka ju seda lugu. Räägi see Pipile uuesti. Muidugi võid rääkida. Igal väikesel ja suurel on õigus sellest kuulda. Kas sa tahad, Pippi, sellest kuulda? Muidugi tahan.
Umbes 2000 aastat tagasi elasid Galileamaal 2 noort inimest, Maarja ja Joosep. Nad olid kihlatud. Ühel päeval juhtus Maarja elus midagi erilist. Talle ilmus ingel, kes lausus talle sõnad, mis vapustasid teda hinge põhjani. tere, see armu leidnu. The Lord is with you. Issand on sinuga. Do not be Ära afraid, karda, Maarja. for you have found Sa favor. oled leidnud armu Issanda silmis. Come. You will Vaata, sa jääd conceive lapseootele ja tood ilmale poja and give birth to a son. ja paned And talle you will nimeks call his Jeesus. name Jesus. How can this Kuidas be? see saab sündida? Ma ei ole ju mehega olnud. The Holy Spirit Püha vaim tuleb sinu peale ja kõige kõrgema vägi varjab sind. shadow you. Ja sellepärast püha, kes sinust sünnib, peab hüüdama Jumala pojaks. Son of God. Mary, Maarja, even you isegi sinu sugulane Elisabeth on lapseootel oma raugaeas. For nothing Jumalale ei ole midagi can be võimatut. impossible. Let it Mulle be sündigu sinu sõna järele. according to your word. Ajal, mil Jeesus sündima pidi, olid Maarja ja Joosep rännakul. Oli rahvaloenduse aeg ja selleks, et oma nimed kirja panna, läksid nad kaugele Petlemma linna, sest Joosep oli sealt pärit. Seal pidid nad leidma turvalise koha, kus laps sündida võiks. Ma olen nii väsinud, ma ei jaksa enam kõndida. Kannata veel natuke, varsti leiame koha, kus puhata. Nad käisid majast majja ja koputasid ustele, aga ükski koda ei võtnud neid vastu. Ainsaks kohaks, kus nad varju leidsid, oli laut. Sel samal ajal, selle sama lauda lähedal
olid lõkke ümber karjased, kes valvasid öösel oma karja. Täna on väga ilus öö. Lambad on ka nii rahulikud. Mulle tikub uni peale. Eks tuku siis natuke unimüts. Selle löösen kaugel sündis laps, kelle ta kuningaks saanud. Kuula taas, selle löösen kaugel sündis laps, teile ta kuningaks saanud. Ja korraga näen, on taevased seal kulutamas neid suuru Jumala aust ja väest. Neid kahelda saan, neid karjased siis ja just omal öösel neid Petlemma poole viib. Ärge kartke, täna on rõõmupäev, sest teile on sündinud päästja, kelle nimi on Jeesus. Kui te ta leiate, on ta mähitud ja magab sõimes. Sõbrad, lähme otsime selle lapse üles. Läki Petlemma. Läki. Lähme muidugi. Kuule taas, ingrid laulavad taas, kellad kajavad, loojale kõlab laul, loojale ülim au. Inimesed, loomad, linnud, vee ja maa, oma tahtega lüüalt ja liiklista. Tänagi siin ilmas tema juhib meid, kaitseb ja varjab meid. Kuule taas, ingrid laulavad taas, kellad kajavad, loojale kõlab laul, loojale ülim au. Inimesed, loomad, linnud, vee ja maa, oma tahtega lüüalt ja liiklista. Tänagi siin ilmas tema juhib meid, kaitseb ja varjab meid. Ingli sõnad vastasid tõele. Karjased leidsid Maarja ja Joosepi ning lapse, kes magas sõimes. Karjased teadsid, et sellest väikesest lapsest saab päästja, kes muudab inimeste elud uueks ja annab rahu neile, kes ta vastu võtavad. Nad jagasid seda sõnumit kõigiga ja kiitsid Jumalat ja olid väga rõõmsad. Hommikumaal elasid aga tähetargad, kes jälgisid sündmuste kulgu maailmas tähtede abil. Vaadake, üks uus täht on taevas. See on ju suure kuninga täht. See täht liigub edasi. Lähme talle järele ja tervitame kuningat. Olen mina taeva tähte, Petlemma linna teid.
siis näha saategi, kus asub jõululapsuke. Olen mina talvatõhke, Petlemma linnade juhtimas tee. Järgnege mulle siis näha saategi, kus asub jõululapsuke. Nii saadeti targad Petlemma ja täht, mis oli tõusnud, juhtis neid kogu teekonna vältel ja peatus just seal, kus Jeesus oli. Targad olid väga rõõmsad. Nad nägid Maarjat ja last ning kummardasid teda ning andsid neile hinnalisi kingitusi, kulda, liirukit ja mürri. Tähetarkade sõnade pärast hakati uurima Jumala pühikirju ja leiti kaugetest aegadest pärinev ettekuulutus. Kas näed neis Jumalat? Kui näed sa pilti Petlemmast? Kas näed ta suurust seal? Kui kuuled jõululugu sa? Kas kuuled armastust? Mis Jumal andis maailma? Kas koged õnnistust? Jõuludes, mis öelda Jumalal? Kas kuuled vaikset sõnumit, mis meile kõlamas? Kas on sul silmi nägemaks, kuis Jumal sinutan? On jõulukingis sinule, kui sündis Jeesus laps. On see vast kingitus parim kõigist, sest kommid, need sõin ma ju kohe ära. Uued sukad, need lähevad alailma sassi ja augud tulevad sisse. Mänguasjad, need kipuvad kaduma ja vahel ütlevad ära ka. Ma olen üks suur otsija, te ju teate. Aina otsin ja otsin seda spunki, ise ka ei tea miks. Ja ise ka aru ei saa, mida ma täpselt otsin ja mis see on. Aga täna ma leidsin selle, mis on parem kui spunk või miski muu. Jumal saatis oma poja Jeesuse siia maailma, sest ta armastab sind. Jeesus ei ole küll praegult meie keskel, et me teda oma silmadega näha saaksime. Aga kui keegi soovib ja palub, et Jeesus tuleks tema ellu, siis ta tuleb silmaga nähtamatul viisil. Tema tulek toob lootuse, rõõmu ja puhta südame.
ainult tänu Jeesusele saame nii puhtaks, et võime olla Jumala lähedal ja tunda tema headust iga päev. Jeesus Kristus on suurim kingitus. Haapsalu vabakoguduse pühapäeva kooli lapsed. Nüüd on hea võimalus, sinu kõrval istub üks inimene, kellele sa saad soovida ühe hea jõulusoovi, kauned jõule, jõulurahu, mis sa iganes tahad. Tee seda. Ja proovi midagi head öelda, vaata, kuidas see sul välja tuleb. Ja ole kindel, sa kuuled kellegi seast ka mingi hea soovi praegu. See on imeline. Häid jõule, kauneid jõule kõigile. Jõulurahu ja rõõmu südamesse. Mul on ikkagi tunne, et ma olen midagi unustanud. Õige, teate. Pühapäeval on meil jälle teenistus kell 5.
hästi keerukas mõõle.